Tere! Meie oleme gümnaasiumi 3. astme reaalloodussuuna õpilased Emilia ja Kalista ning selles õppevideos räägime ühest integraalide rakendusest. Täpsemalt siis, kuidas leida kõvertrapetsi pindala ja mitme kõvera vahele tekkivat pindala. Kuid alguses teeme üldsegi selgeks, mida eelnimetatud mõisted tähendavad. Kõvertrapets on kujund, mida piirab ühest küljest x-telg ja kaks sirget x võrdub a ja x võrdub b. Praegu nähtaval joonisel x võrdub siis 1 ja x võrdub 2, mis on paralleelsed siis y-teljega ning mingi funktsiooni graafik. Pildil on näiteks näha parabooli. Võiks öelda, et ainus erinevus võrreldes tavalise trapetsiga on see, et on võetud tavalise täisnurkse trapetsi pikem haar ning asendatud see graafikuga. Sellise kujundi pindala leidmiseks saame kasutada integraali. Newton-Leibnizi valem on määratud integraali arvutamiseks. Kujundi pindala leidmiseks kasutame valemit, kus fx on kahe funktsiooni vahe. Valemist võib näha, et ülemisest funktsioonist on lahutatud alumine funktsioon. Mida see kõik üldse tähendab? Vaatame näite põhjal. Meil on ülesanne leida pindala, mis on piiratud järgmiste joontega. X-telg, x võrdub 1, x võrdub 2 ja y võrdub x ruudus miinus 3x. Esmalt joonestame funktsioonid koordinaatteljastikule. Esmalt siis parabool, seejärel x võrdub 1, x võrdub 2 ning x-telg on meil juba olemas. Ja saame järgneva joonise. Selguse mõttes viirutame ka joonisel otsitava pindala. Viirutatud alal vaatame nüüd, kumb kõvertrapetsi külg on kõrgemal, kas x-telg või see külg, mis on osa funktsiooni y võrdub x ruudus miinus 3x graafikust. Selle ülesande puhul on näha, et ülemine funktsioon on x-telg ja alumine parabooli graafik. Seda teades saame koostada funktsiooni fx, mida hakkame pindala leidmiseks integreerima. Nimelt siis ülemisest funktsioonist lahutame alumise funktsiooni ning pannes andmed valemisse saame, et fx võrdub miinus x ruudus pluss 3x. Integreerimisrajad on meie kõvertrapetsi vertikaaljooned ehk nii-öelda küljepiirded, mis ütlevad meile, kui suures vahemikus x-teljel meie pindala otsime. Antud juhul on integreerimisradadeks x1 ja x2. Paneme andmed valemisse, lahendame ning saame vastuseks, et S võrdub 2/1/6. Samas on võimalus, et tekib kujund, mis on piiritletud ainult kahe funktsiooni graafikuga, näiteks kahe parabooliga, millest üks avaneb üles ja teine alla, ning meil polegi teada integreerimisradu. Selline on näiteülesanne number 2, kus meil on vaja leida pindala, mis tekib funktsiooni graafikute y võrdub x kuubis ja y võrdub 4x vahele. Nagu ka eelmise ülesande puhul teeme esimese asjana joonise ning viirutame tekkinud kujundi pindala. Seejärel tuleb leida integreerimisrajad. Selleks leiame, missugustes punktides antud kaks graafikut lõikuvad. Selleks koostame süsteemi, kus üks funktsioon on y võrdub x kuubis ja teine funktsioon on y võrdub 4x. Saame, et x kuubis võrdub 4x ja selle lahenditeks on, et x võrdub miinus 2, x võrdub 0 ja x võrdub 2. Näeme graafikult, et erinevates piirkondades on erinev, missugune funktsioon on pealmine funktsioon ja missugune funktsioon on alumine funktsioon. Seetõttu on meil vaja jaotada leitava kujundi pindala 2. Ühe osa pindala puhul on pealmine funktsioon y võrdub x kuubis ja teise osa pindala pealmine funktsioon on y võrdub 4x. Tähistan x-telje negatiivses osas oleva kujundi pindala osa S1-ga ja ülejäänud kujundi pindala S2-ga. Sellest järeldub, et kogu pindala võrdub S1 pluss S2. X-telje piirkonnas miinus 2-0 on pealmine funktsioon y võrdub x kuubis ja alumine funktsioon y võrdub 4x. Sellest järeldub, et S1 pindala on võrdne integraaliga funktsioonist x kuup miinus 4x, kus integreerimisrajad on miinus 2 ja 0.
leiame funktsiooni integraali ning saame, et see on x astmes 4 jagatud 4 miinus 2 korda x ruudus. Asendame integraali sees x-i väärtused algselt nulliga ning lahutame sellest väärtuse, mis saame, kui asendame x-id miinus 2. Saame, et 0 miinus miinus 4 on 4. Järelikult on S1 pindala 4 pinnaühikut. Näeme, et x-telje piirkonnas 0–2 on pealmine funktsioon 4x ja alumine funktsioon x kuubis. Sellest järeldub, et S2 pindala on integraalfunktsioonist 4x miinus x kuubis, kus integreerimisrajad on 0 ja 2. Integreerime ja saame 2x ruutu miinus x astmes 4 jagatud 4. Asendame algselt x-ide asemele 2 ning seejärel lahutame sellest väärtuse, mis saame, kui paneme x-ide asemele 0. Saame, et S2 võrdub 4 miinus 0 ehk 4 pinnaühikut. Kogu pindala leidmiseks liidame kokku S1 ja S2 ehk S võrdub 4 pluss 4 võrdub 8 pinnaühikut. Viimasena vaatame ülesannet, kus kujundi moodustavad rohkem kui 2 funktsiooni graafikud. Antud ülesandes on meil antud 3 funktsiooni graafikud. Y võrdub x ruudus, Y võrdub x ruudus jagatud 2 ja Y võrdub 2x. Nagu ka eelmiste ülesannete puhul, tuleb ka siin esimese asjana teha joonis. Viirutame joonisel uuritava kujundi pindala. Leiame taaskord integreerimisrajad. Antud ülesande puhul tuleb koostada 3 süsteemi. Esimeses süsteemis on funktsioonid y võrdub x ruudus ja y võrdub x ruut jagatud 2. Teises süsteemis on y võrdub x ruudus ja y võrdub 2x. Ning kolmandas süsteemis on y võrdub x ruutu jagatud 2 ning y võrdub 2x. Esimesest süsteemist saame lahendi x võrdub 0, teisest süsteemist saame lahendid x võrdub 0 ja x võrdub 2 ning kolmandast süsteemist saame lahendid x võrdub 0 ja x võrdub 4. Näeme, et kõik funktsioonid lõikuvad kohas x võrdub 0. Kuna kujundi erinevates piirkondades on erinev see, missugune on ülemine funktsioon ja missugune on alumine funktsioon, siis tuleb taaskord jaotada kujund mitmeks jupiks. Tähistan, et S1 on kujundi pindala, mis jääb x-teljel vahemikku 0–2, sest seal on pealmine funktsioon x ruudus ja alumine funktsioon y võrdub x ruudus jagatud 2. S2 on kujundi pindala, mis jääb x-teljel vahemikku 2–4. Seal on pealmine funktsioon y võrdub 2x ja alumine funktsioon y võrdub x ruudus jagatud 2. S1 on võrdne integraaliga funktsioonist x ruut miinus x ruut jagatud 2, kus integreerimisrajad on 0 ja 2. Pärast integreerimist ja asendamist saame, et selle kujundi pindala on 1/3 pinnaühikut. Seejärel leiame S2 pindala. S2 pindala on võrdne integraaliga funktsioonist 2x miinus x ruut jagatud 2, kus integreerimisrajad on 2 ja 4. Pärast integreerimist ja asendamist saame, et S2 võrdub 2/3 pinnaühikut. Liidame S1 ja S2 kokku ehk S võrdub 1/3 pluss 2/3 võrdub 4 pinnaühikut ja see ongi kogu kujundi pindala.